Tere tulemast kõigile ehete tegijatele ja ehete kandjatele ja tänane Tiina Pelli ühe ehte lugu räägib loo ühest õnnetustehtest, mis on jäänud pooleli. Ja avastasin ma ta oma riiulist mulli ümbrikust ja mõtlesin, et vaatan, kas sellega annab veel midagi teha või ei anna. Pooleli jäi see ehte tegemine mulle sellepärast, et mulle ei meeldinud tulemus. Tegemist on siis järjekordselt sellise punutud ehtega. Loomulikult kõige lihtsam on see, et ma lihtsalt viskan selle töö ära. Aga mõtlesin, ma ikkagi proovin anda talle teise šansi ja vaatan, kas sellest tuleb veel midagi või ei. Ja koos selle ehtega oli mul siis ostetud sinna juurde klaashelmed, lihvitud, rondellikujulised. Ja hetkel on ta siis mul sellises seisus, et punusin hästi pikalt seda patsisin. Punusin, eks ole, kaarekujuliselt. Mulle üldse punutud ehted väga meeldivad ja esimesed ehted mulle väga sobisid, sellepärast, et ma tegin neid naturaalse siidiga. Aga siis, kui ma läksin sellise tavalise lõnga peale, siis ma vaatasin, et äkki need jäävad liiga robustsed. Ja sellepärast mul need tööd seisavad. Ja lisaks sellele on mul siin mitu viga, mis mind rivist välja viisid. Et esiteks on see asi, et siin on näete liim tulnud kivi alt välja ja seda liimi siit kuidagi ära puhastada ei ole võimalik. Ja teine asi on see, et ma olen liiminud silma järgi ja see kivi on 3 millimeetrit sellele keskmisele kivile lähemal kui see kivi. Ja mind tohutult see häirib ja liiga pikk sai ta mul ka, et ta ei istu kaelas. Ja siis ma tükk aega vaatasin ja mõtlesin, et mida ma nüüd sellega edasi teen. Minu plaan on selline, et ma tahan ikkagi seda ehet proovida, valmis teha. Ja natukene muuta. Ma tahaks kasutada siin siis siniseid toone, aga lisaks sellele ma algul plaanisin kas kuldset või hõbedat, siis mõtlesin, et kõige mõttekam ilmselt oleks kasutada sellist pronksivärvi, selliseid pruunikaid toone, mis sinistega lähevad hästi kokku. Ja miks ma seda niisama pooleli ei taha jätta, on see, et see sinine värv, kaasa arvatud need sinised helmed, mis mul on, et see on nii tohutult ilus, sügav sinine, kuninglik Royal Blue. Tohutult nagu meeldib. Ja hetkel on mul plaanis siis selline asi, et ma üritan selle kivi siit kätte saada ja natukene siia poole tõsta. Seejärel ma pean kuidagi mingisuguste ilmselt semnehelmestega ära katma need liimikohad. Ja siis ma teen sellise asja, et ma teen selle osa lühemaks siit, lõikan siit kuskilt ära. Ja siia mõlemale poole otstasse on mul plaanis teha liithelmed. Ja tõeliselt mingid ripatsid või mingid asjad mulle tulevad siia alla. Ma lähen nüüd natuke meisterdan ja siis näitan teile, mis sellest välja tuleb. Tõmbasin selle kivi nüüd siit õigest kohast ära, liimisin ta nüüd õigele kaugusele. Asi on muidugi veel nutusem, sellepärast liimi tule siit kanga pealt ära. Ja vaadake, mis ma leidsin. Ma olen kunagi ostnud endale ühe sellise hästi toreda komplekti helmeid. Ma ei oska ütelda, mis firma omada midagi on. Ja siit ma vaatasin, et ma hea meelega kasutaks neid punakaid, pruunikaid helmeid. Annab päris põneva tulemuse. See pronks on ka hea muidugi. Ma vaatan, võib-olla ma segan millestki. Võtan sellest segu võib-olla. Ühesõnaga, ma nüüd üritan edasi midagi teha. Ma olen nüüd oma ehte tegemisega jõudnud nii kaugele, et ma ümbritsesin ära helmestega need kivid. Ja see ei olnud niisama lihtne töö, sellepärast, et seda keskmist kivi ma tegin 2 korda, sellepärast, et kui ma olin esimest korda ära teinud, siis ma avastasin, et see keskmine kivi on natukene viltu, kreenis on. See tähendab seda, et käärid sisse, arutasin ülesse, võtsin kivi lahti, liimisin ta otseks. Seda äärmiskivi ma tegin samuti 2 korda sellepärast, et kuna see kivi ei ole alt lame, siis peale liimimist jäi kivi natuke viltu ja kui ma olin ära ümbritsenud, siis ta ei olnud ühtlaselt, vaid oli niimoodi, et ühelt poolt oli kivi täitsa paljas. Ja siis arutasin ka selle lahti, et nüüd ma olen enam-vähem rahul. Muidugi siin on näha mõnes kohas veel liimijäljed. See tähendab, et need tuleb mingite kaunistustega ära katta. Aga praegu, mis ma teen, et ma jätan nii pikaks, mõõdan ära mõlemalt poolt ja lõikan ära. Ja võtan need 2 pael oma vahel lahti. Teen sinna liithelmed lõppu. Mis edasi saab, ma ei tea. Vaatame. Ma näitan, kui kaugele ma olen jõudnud. Ja ümbritsesin ma ära semnehelmestega need kivid, mis siin on. Ja siis panin mõned üksikud kivid siia kohtadele, kus on mõned liimiplekid järgi, aga ma pean ütlema ausalt, et mulle ei meeldi need üksikud kivid. Et ma kindlasti võtan need ülesse ja mõtlen midagi muud välja. Ja siis tegin siia
liithelmed, millega lõpetada siis see nii-öelda pats, mis on suhteliselt jäme ja sinna ümber midagi muud nagu ei mahu. Ja liithelmeid ma tegin viimati mingi 10 aastat tagasi, nii et oli hulk tegemist, et meelde tuletada seda loogikat, kuidas üks liithelmes käib. Ja siis otsustasin ma nii, et siia panen ma selle satiinist või on ta siidtoru. Sees on plastimast toru ja ta on siis keritud selle siidiga üle. Ja praegu, mis ma tegin, need kohad, kus ma kavatsen ära lõigata selle, ma panin liimi, ootan, kuni liim ära kuivab, sellepärast, et see niit on see peal lahti ja nii kui sa lõikad, nii ta niimoodi kerib imekiiresti siit toru pealt maha. Et need otsad tuleb ennem ära liimida. Panen ma siis näete niimoodi. Ja siia otsa, kuna ma ei tahtnud kuldset värvi kasutada, et mul on pigem siin sellist pronkset ja vasekarva, et sellised kenad helmed, siis ma avastasin, et ma olen ostnud endale selliseid pärlikapsleid, mida saab imekenasti vot siia otsa panna. Näete, et see värvigamma mulle tohutult nagu meeldib. Ja siis tegelesin ma terve päeva või isegi natuke rohkem sellega, et siia juurde teha endale kõrvarõngad ja siia alla liithelmestest kaunistused. Ja kuna ma ütlesin, ma ei ole tükk aega sellega tegelenud, siis ma lihtsalt tuletasin meelde. Esimene liithelmes, mille ma tegin, on selline, aga mulle ta ei meeldinud, sellepärast, et ta ei natuke loppergune ja ma otsustasin, et need rombid, mis ma siia panin, vahetan ära ja nende asemele panen jumaramad kristallid. Järgmine variant tuli mul selline. Mulle meeldis juba palju rohkem. Näete, siin on sellised nüüd pisut küll ovaalsed, lihvitud vasevärvi kristallid, klaashelmed. Aga mulle ei meeldinud sellepärast, et ta jääb kuidagi selline loppergune. Ja tükk aega mõtlesin, milles asi on, aga asi on ikka konkreetselt vot nendest seemnehelmestest, mida ma olen kasutanud ka siin, mille suur puudus on see, et on lähemalt, näete, kõik on erinevas mõõdus ja ta lihtsalt ei jää kenasti. Et siia ma tegin segu nagu kallitest ja korralikest helmestest. Ja näete, siin on siis need ebaühtlased helmed ja ta ei jää ilus. Ja siis ma tegin kolmanda variandi, näete, see on siin, millega ma olen nagu super rahul. Ja konksuks kasutasin siis, või selles kõrvarõnga taguseks kasutasin roosat kulda, mis enda vasevärviga nagu väga hästi kokku läheb. Ja selle liithelme tegemisest mul on eraldi õppevideo tulemas. Et kindlasti vaadake, mul on kõik üles filmitud, kuidas täpselt sellist kõrvarõngast teha või siis selle baasil. Ja minu mõte siis oli tegelikult see, et ma teen mõned liithelmed veel ja kuidagi siis siia alla, see on üles poole, nii pidi nad panna. Aga ilmselt ma võib-olla, algul ma tahtsin, et ma teen 3 tükki, ma ei tea, mingisugused rossiga siia, aga tõenäoliselt ma jätan 1. Ma teen nüüd selle siit ära ja siis harutan üles need kivid, mis ma siia panin ja mõtlen, kuidas ma selle osa teen. Ja värvigamma mulle endiselt tohutult meeldib. Vaadake seda kõike, kaunis. Ma lähen nüüd edasi toimetama ja mõne sekundi pärast kohtume. Siin on minu valmis komplekt. Kõrvarõngastest on eraldi video, kindlasti vaadake, kuidas teha liithelmestest kõrvarõngaid. Kasutasin ma siis tumesiniseid ja vasevärvi lihvitud klaashelmeid ja kaelakee on siis mul siin. Ja otsustasin ma lõpuks, et ma panen siia alla ikkagi ainult 1 liithelme ja lisaks sellele kaarele, mis mul siit ülespoole käib, teen ma allapoole kaare siis sellest samast materjalist, millest mul on tehtud kaelatagune osa. Ja ma lihtsalt panin siia sisse eelpainutatud traadi, tegin samasugused otsad, otstesse liimisin helmed, mida mul on kasutatud liithelmeste juures ja tuli selline hästi põnev riputis. Ja need kaootilised kivid, mis mul siin peal olid, need ma siis harutasin üles ja panin kivid siia ainult nendesse kohtadesse, kus mul on liim ja teisele poole siis vastavalt peeglepildis, et oleks samamoodi. Et ma ei tahtnud ikkagi, et seal mingisuguseid veel mingid kivid oleks. Ja ma näitan lähemalt liithelmeid.
Siin otsas on siis sellised liithelmed, mis on suhteliselt suured ja nad on siia peale nagu õmmeldud, et nad ei ole eraldi tehtud, vaid kohe siia peale. Ja vasekarva on mul siis need otsad, pärlikapslid, neid võib muidu igate moodi kasutada. Ja huvitav kinnitus on mul, ma tellisin kunagi endale magnetiga kinnitused, siis ma vaatasin, mul on üks ilusti selline vasekarva, mis mulle siia komplekti juurde sobib, aga see magnet iseenesest on väga väike siin. No ma arvan, selle läbimõõt võib olla 5 mm ja ma olin nagu kindel, et ta ei hoia seda G-raskust, aga tuleb välja, et need magnetid on ikkagi suhteliselt tugevad, seda on väga lihtne nagu panna, väga lihtne ära võtta ja ta ei kuku ära, no vähemalt praegu ei ole kukkunud. Ja tagantpoolt näeb töö välja selline, ma lihtsalt liimisin siia ühe tüki kunstnahka, katta ära siis tagumine pool ja et ta annaks natukene ka talle jäikust juurde, sest muidu, ütleme, kui kaela panna, siis ta oli niimoodi ilusti U-kujuline. Aga kui ma näiteks riputasin ta siia selle mannekeni peale, siis ta vajus nagu lötsi, et see annab seda tugevust, et ta säilitab täpselt selle kuju, mis ma tahan. Ja alumine osa näeb siis välja selline. Ma olen selle tulemusega nagu väga-väga rahul sellepärast, et ma ei olnud sugugi kindel, et kas sellest G-st üldse asja saab ja kas temast midagi huvitavat saab, siis nüüd ma arvan, et ma olen saanud endale omanäolise ja tegelikult ka väga silmapaistva ehte. Nii et kui teil on ka midagi pooleli, siis kindlasti ei maksa kohe ära visata. Teinekord on nii, et nendest asjadest, millest tundub, et nagu üldse midagi välja ei tule, tuleb midagi väga-väga ilus. Seekordne ühe ehte lugu sai mul selline. Kui teid huvitab, siis vaadake ka teisi lugusid minu ehetest ja neid tuleb ka veel juurde. Kohtumiseni!